Naabrivalve on sellepärast hea, et saab üksteisele toetuda, saab alati helistada, kui mingi häda on. Me olemegi nagu viimastel aastatel siin proovinud just seda kogukonda nagu kokku tuua rohkem, me teeme päris palju üritusi. Tähtis on see, et inimesed kokku saaksid. Naabrivalve annab lihtsalt selle institutsioonilise raamistiku. Kui me liitusime Naabrivalvega ja just oligi see kriisideks valmistumine oli tõusetunud. Siin ju teame, kellel mis on, kes millega saab aidata, kes talvel neist lumega hädas on, siis juba teada, kes tuleb, kelle poole pöördudes, kes päästab siis välja. Pigem just see, et kuidas toimiks see kogukonna omavaheline infovahetus, kui juhtub midagi. Ja selleks sa pead nagu tagama, et nad tunnevad üksteist ja sa pead natukene neid nagu utsitama, et nad ikkagi kokku saaksid. Aga ikkagi minus tekitab ta tunde, et mul on turvalisem, kui aga varast näeb, siin võib-olla ei ole nii lihtne seda teostada, mis tal võib-olla mõttes on. Meil käisid kütusevargad. Siis leppisime ennem kokku selle tegevuse, kui veel tuleb, kes kuhu läheb. Ja nii meile nad kätte saime ka, kui tuli signaal, et nad on kohal. Tema oleks ühelt poolt, mina teiselt poolt ja saime nad kätte nii. Politseipatrull juhtus ka väga lähedal olema, et ta oli üsna ruttu kohal, aga... Ja nüüd on see ka asi, kui ma ikka tahan ära minna, ütlen naabrile, et kuna ma olen 8 nädalaks ära, ole hea, pane siis pilk minu majale ka peale ja ei päris hea on, kui nüüd ametlik asi. Omavahel hea suhtlus on, siis saab kõik asjad lahendatud. Üksinda ei tee midagi.